Tere! Vestlen täna siin oma hea kolleegi Anneli Veetammega, kes on Põllumajandus- ja Toiduameti loomatervise juhtivspetsialist ja pikaajalise loomaarsti kogemusega. Tere, Anneli! Tervist! Teema, millest täna räägime, on väljaspool loomafarmi isikute sisenemine farmi territooriumile ja farmi siis endasse ja isikukaitsevahendid. Kuidas siis on, kas loomaomanikul, farmipidajal on õigus piirata seda, et kes farmi territooriumile ja farmi üleüldiselt pääsevad? Jaa, loomaomanikul kindlasti on õigus ja mitte ainult õigus, vaid ka kohustus, sest loomapidaja on siis see, kes peab läbi mõtlema kõik erinevad riskid, mis seonduvad nakkuste sissetoomisega farmi ja võtma kasutusele siis asjakohased meetmed ehk tegema siis asjakohased korraldused, et neid riske vähendada. Kas loomapidaja võib tegelikult piirata ka näiteks meie kolleegide Põllumajandus-Toiduametist sisenemist farmi territooriumile ja lauta? Loomapidajal peab olema kava ja põhimõtted ja protseduurid, kuidas ta lubab kõrvalisi isikuid enda farmi. Ja selles kontekstis on ka ametnik kõrvaline isik, ehk et loomapidaja peab teadma, kes tema farmi tulevad, kuidas nad sinna sisenevad ja tegema siis vastavad korraldused. Ja ametnikud tegelikult peavad neid korraldusi täitma. Laiemalt tähendab see seda, et loomapidaja farmi sisenemise protseduurid peavad kirjeldama seda, et kuidas ta lubab siis erinevaid isikuid enda loomade juurde. See võib olla erinev, see võib olla selline, et loomapidaja näeb enda sisekorras ette, et kõikidele, kes sisenevad, annab ta kaitsevahendid või käsib vahetada jalanõusid, aga see võib olla ka sel viisil, et ta nõuab kõikidelt isikutelt, kes tulevad, et need kaitsevahendid on juba kaasas, ehk et ta peab selle läbi mõtlema ja siin ametnikud kindlasti peavad ka seda korda järgima. Nüüd hea tava ametnike puhul, vähemalt Põllumajandus- ja Toiduameti ametnike puhul on see, et kuna on tegemist siis kõrgema riskiga, kuna meie ametnikud käivad erinevates farmides ja kindlasti seal see risk on suurem, siis reeglina meie ametnikel on endal isikukaitsevahendid juba kaasas, nii et need riskid siis peaksid olema juba maandatud. Aga põhimõtteliselt on samad nõuded nii PTA teenistujatele, ka Päästeameti teenistujatele, kas ka kohalike omavalitsuste esindajatele, ehk selles mõttes ei ole vahet? Jaa, kindlasti ei ole vahet. Ehk et loomapidaja vastutab enda loomade tervise eest ja see on tema korraldada, kuidas see farmi sisenemine toimub. Isikukaitsevahendid, millised need isikukaitsevahendid siis on, et millega peaks loomapidaja juurde mineku puhul arvestama? Võib-olla räägime siis kõigepealt sellest, et mis asjad need isikukaitsevahendid üldse on, ja mis on siis nende eesmärk. Et isikukaitsevahendid on siis, võivad olla erinevad ja eesmärk on siis kaitsta nüüd selle nakkuse ülekandumisest farmi loomadele, aga ka teistpidi, et kaitsta neid inimesi ennast nende erinevate nii-öelda ohtude eest, mis neid seal farmis võivad ohustada. Ehk et siin me räägime ka nendest nakkushaigustest, mis on zoonootilised, ehk siis need, mis nakatavad nii loomi kui inimesi ja isikukaitsevahendite üks eesmärk kindlasti on kaitsta inimest ennast siis nende haigustekitajatega nakatumise eest ja siin eelkõige võib-olla ka seda meelde tuletada, et on teatud juhud, kui inimesed on rohkem vastuvõtlikud ja peaksid rakendama võib-olla rangemaid isikukaitsevahendeid. Siin me räägime siis
nagu teada, et kelle tervis on kuidagi pidi kannatada saanud, ehk et immuunpuudulikkusega inimesed, rasedad, võib-olla vanemad inimesed, kes on juba eelnevalt rohkem vastuvõtlikud erinevatele nakkustele ja peaksid siis kindlasti rakendama veel rangemaid isikukaitsevahendeid, et see isikukaitsevahendite kasutamine tegelikult on kahesuunaline. Ehk et kaitsta ennast ja kaitsta siis ka neid loomi nakatamise eest. Et nakkustekitajad võivad kanduda siis üle kas siis otse kontakti teel, kui te puutute loomi, või siis ka kõikide keskkonnas leiduvate nakkuslevitajatega, see on siis seinad, põrandad, kokkupuude sõnnikuga, varustusega, loomasöötadega, ka veega, et tegelikult seal riskikohti on päris palju ja isikukaitsevahendid aitavad siis vältida seda nakkuste ülekannet. Ja need isikukaitsevahendid peaksid siis olema sellel inimesel pigem endal olemas, kui ta sinna farmi territooriumil läheb, mitte jääda ootama tegelikult siis seda, et loomapidaja kindlasti need annab. Jah, et see oleks tegelikult soovitav, ehk et siis saab juba varuda sellised isikukaitsevahendid, mis tõesti on piisavad nende ohtude ärahoidmiseks. Ja me räägime ühekordsetest vahenditest? Siin on erinevaid meetmeid, et võib-olla siis kõigepealt ma alustakski kätehügieenist, et ka kätehügieeni puhul me räägime isikukaitsest ja nakkuste ülekande võimaluste vähendamisest ja see on tegelikult tähtsaim nakkuse leviku tõkestamise abinõu. Ja tuleb kindlasti siin ära märkida, et kinnaste kasutamine ei asenda kätehügieeni, ehk et pole mõtet kindaid kasutada, kui meil käed on mustad. Ja käsi tuleb tegelikult pesta ja desinfitseerida enne ja pärast neid tegevusi, mis võivad põhjustada käte saastumist, alati kindlasti enne söömist, ennem joomist, alati siis lahkumise järel ja pärast seda ka, kui kindad on eemaldatud. Et see on nagu üks põhipostulaate võib-olla, millele ei pööratagi piisavalt tähelepanu, et mõtleme, et et desinfitseerime, aga nagu desinfitseerimisest on vähe abi, kui pinnad on mustad, ehk et siis ka desinfitseerimisele, ka käte desinfitseerimisele alati peab eelnema kätepesu, ehk et see desinfektant või aine siis nagu toimuks. Et see on võib-olla siuke alaväärtustatud või ei ole sellele alati piisavalt tähelepanu pööratud. Ja siis järgmine on muidugi kindad. Et kindad, mis siis on nii-öelda lisaabinõu ja nüüd olenevalt riskidest, et alati me räägime isikukaitsevahendite puhul, et milline see riskitase on. Et ütleme siis niimoodi, et sellises tavaolukorras, kui te võib-olla isegi loomi ei puuduta, siis kinnaste kasutamine tegelikult ei ole vajalik. Et meie näiteks kasutame kindaid tõesti, kui me loomaarstid siis, et kasutame kindaid, kui me puutume loomi, puutume kokku nende kehavedelikega, seal on ka kaitse traumade eest, et tuleb veel meeles pidada, et kui näiteks nahal teil on mingeid vigastusi, siis need tuleks desinfitseerida, plaastrid peale panna, et ei oleks selliseid lahtisi haavu, kus siis nakkus võiks siseneda. Ja tavaolukorras, kui te farmis tegelikult midagi ei katsu, loomi läbi ei vaata, siis tegelikult see kinnaste kasutamine ei ole hädavajalik, et piisab ka sellest, kui käsi piisavalt korralikult pestakse ja desinfitseeritakse. Kas me võiksime vaadata nüüd konkreetselt isikukaitsevahenditele otsa ja kas me võiksime siis minu näiteks ära riietada? Äkki me riietame hakkame natuke hiljem, aga vaatame natuke täpsemalt näiteks riietust ja jalanõusid. Et kõigepealt me räägime siis kitlitest ja kombinatsioonidest ja nende eesmärgist. Nii et nende eesmärk on siis kaitsta riideid saastumise eest. Ja tavapärasel juhul, kui me ei räägi taudikoldesse sisenemisest ehk et see ohutase tegelikult ei ole nii suur, siis kasutatakse täiesti tavalisi kitleid ja kombinatsioone.
tavaliselt ei ole need vedelikukindlad ja nad ei sobi kasutamiseks olukorras, kus me puutume kokku siis kehavedelikega vere või uriini või mingite muudega. Siis sellisel juhul kasutatakse juba vedelikukindlaid kombinatsioone, aga tavaliselt on siis need tavalised kitlid ja kombinatsioonid ja nende juures tuleb alati silmas pidada, et need on ühekordseks kasutamiseks. Ehk et kui te tulete farmist ära, siis need ühekordse kasutamise kombinatsioonid või kitlid, need tegelikult tuleb hävitada või visata siis prügikasti, et nendega kindlasti ei tohi minna järgmisele farmi visiidile. Et see on siis, mis puudutab neid kitleid ja kombinatsioone. Siis järgmine võib-olla, millele tuleb tähelepanu pöörata, on tööriided, et on ka siis eriti just sellel puhul, kus kasutatakse kindlaid tööriideid, mitte ühekordseid kitleid, siis tuleb meeles pidada, et kui te viite näiteks loomakasvatuses olles või viibides tööriideid koju pesemiseks, siis tähendab see seda, et te võite viia endale koju ka need patogeenid või ehk et siis nakkustekitajad kaasa. Ja loomapidamiskohtades tegelikult eelistatum variant peaks olema see, et tööriideid pestakse koha peal ja koju neid ei viida. Juhul, kui siiski viiakse tööriided koju, siis tuleb neid hoida kindlasti pesumasinasse panekuni eraldi kilekotis ja pesta muust pesust eraldi, sest et võib juhtuda, et pesumasina temperatuur ja vahendid, millega pestakse, ei ole 100% piisavad haigustekitajate nii-öelda siis inaktiveerimiseks ehk nakkusvõimetuks muutmiseks. Ja alati tuleb silmas pidada, et kui tööriided on määrdunud, siis kindlasti tuleb nad, kui nad on silmnähtavalt juba määrdunud, siis tuleb nad kindlasti ära pesta. Ehk et siis nende määrdunud riietega uuesti tööle hakata ei tohiks. Siis järgmisena ma räägiksin jalanõudest. Loomapidamises käies ja eriti loomade ka kokkupuutest tuleks kasutada kindlasti kinniseid jalatseid. Et kinniste jalatsite kasutamine vähendab vigastuste ohtu ja vigastusi võivad põhjustada siis mahakukkuvad esemed või peale astuvad loomad. Et nii meie inspektorid kui ka kõik muud inspektorid, kes käivad farmides, et kindlasti ei ole sinna sobilik minna plätudega. Ehk et kasutada kinniseid jalatseid. Ja need jalatsid peaksid siis kaitsema võimalike nakkusallikate eest, nagu juba öeldud, et need võisid siis olla kõik loomade väljaheited ja muud kehavedelikud. Ja kui on nüüd sellised situatsioonid, et toimub liikumine nii-öelda farmis musta ja puhta poole vahel, siis tuleks kanda ka eraldi jalatseid, neid vahetada või siis kasutada neid ühekordselt kasutatavaid jalatsikatteid. Et tegelikult on loomapidamises käies soovitav kasutada kummijalanõusid, mida on siis võimalik korralikult pesta ja desotada ja jällegi tuletan meelde, et desinfektandid ei toimi saastunud pindadel ehk et siis jalanõude pesemisel alati tuleb või jalanõude desinfitseerimisel peab alati eelnema korralik pesu ja pesta tuleb harjaga. Mitte lihtsalt niisama kuskilt jooksva vee alt või seisva vee alt läbi lasta ja siis pärast seda siis desinfitseeritakse ja oluline on ka meeles pidada, et desinfektantide piisavaks või korralikuks mõjuks on alati vajalik ka ooteaeg. Ehk et kummikute puhul siis pestakse, siis desotatakse ja pärast seda siis veel ooteaeg. Kui nüüd ei ole võimalik kummikuid kasutada või nagu ma juba ütlesin ka nende erinevate musta ja puhta poole vahelt liikumisel, siis saab kasutada neid ühekordseid kasutatavaid jalatsikatteid. Ja siin tuleb ka meeles pidada, et me räägime ühekordselt kasutatavatest jalatsikatetest.
ja need tuleb siis alati pärast sellest saastunud alalt väljumist jätta sissepääsu juurde saastunud poolele. Et ei ole lubatud nendega ei minna uuesti kuskile ega nendega kuskile koju minna, et need peaks jätma siis sinna, kus te sellest saastunud alalt lahkusite. Nii, et see on siis jalanõudest. Nahkjalanõude puhul on keeruline vahest, et neid ei ole võimalik tihti piisavalt korralikult pesta. Ja üldse rääkides materjalide desinfitseerimisest, siis tuletan ikka tavaliselt meelde, et ka kuum aur on näiteks väga hea desinfektant, et me ei räägi ainult keemilistest ühenditest, vaid ka siis temperatuurist, mis on väga oluline tegelikult nakkustekitajate hävitamiseks. Ja viimane võib-olla, millest siis veel räägiks, on kaitseprillid ja maskid. Et kaitseprillid kaitsevad siis juhtudel, kui me räägime nakkustekitajatest, mis nakatuvad limaskestade kaudu. Siin kindlasti on asjakohane rääkida linnugripi ohust, sest linnugripi viirus on ka inimesele võib olla ohtlik ja ta nakatub ka limaskestade kaudu. Võib-olla ka marutaudist võib siin rääkida, mis nakatub limaskestade kaudu. Ehk et siis kaitseprillid ei ole alati igal juhul asjakohased, aga teatud juhtudel või siis ka lisakaitse saamiseks on nende kasutamine ka soovitav. Nii, vist rääkisin nüüd kõikidest ära. Ja nüüd me võiksime siis vaadata täpsemalt. Jah. Põllumajanduse ja Toiduameti inspektor Hanna hakkab praegu sisenema farmi. Kas loomapidajaga on räägitud? Jah, küsisin loomapidajalt luba farmi territooriumile tulemiseks ja lauta sisenemiseks. Kas käed on pestud? Käed pesin ära seebi ja veega ja desinfitseerisin ka. Hästi. Ma vaatan, et sul on nahast jalanõud ja tavapärased riided, et peaksid kasutama vist isikukaitsevahendeid. Jah, ja need isikukaitsevahendid on mul tegelikult kaasas, aga ma ei oska neid kasutada. No tegelikult pidasime pika loengu just ennem, mida kasutada ja sellises tavaolukorras ilmselt sul ei olegi vaja kasutada muud kui kompensiooni, kuna kitlit ei ole, jalatsi kaitsevahendeid ja paneme ka siis kindad igaks juhuks. Teeme nii. Meil on siin valida 2 kompensiooni, üks on sinine ja teine on valge, aga ega tegelikult neil suurt vahet ei ole, et mõlemad nad on kasutatavad ja tegelikult nad ei ole vedelikukindlad, nii et seda tuleb meeles pidada, et kui on kokkupuutumist siis vedelikega, siis tuleks kasutada midagi muud, aga praegu Hanna läheb lihtsalt farmi ülevaatust tegema ja need sobivad täiesti. Aga võta siis pakendist lahti. Meeldib talle sinine. Nii ja nagu näete, sellel isikukaitse kompensioonil on olemas ka kapuuts, et siis eraldi mütsi ei ole vaja kasutada. Neid kompensioone kasutades tuleb alati meeles pidada, et nendel on nii lukud kui teibid, et tegelikult tuleks kinni panna siis mõlemad ja nende teipidega võib juhtuda see, et kui need isikukaitse kompensioonid jäävad väga pikaks ajaks seisma, siis need teibid enam ei tööta. Ehk et seda tuleb ka vaadata, et need oleks ikkagi endiselt kasutatavad. Noh, kapuuts ka. Kas ma kella?
kas ma kella peaksin ära võtma? jah, soovitav kindlasti oleks see ära võtta, sest et ei tea, kuidas sa seda pärast saaks desinfitseerida, võib-olla kuuma auruga ja sõrmused samamoodi. nii, ja vaatame üle ka, et ei oleks neid haavu kätel või kuskil. no, ei ole. nii, kapuuts pähe. nii, kui on vaja nüüd kasutada vahest ka maski või prille, siis tuleb ka selle peale mõelda. Praegu meil seda ohtu ei ole, tavaolukorras me ei oota, et siin midagi nakataks meid. nii, järgmiseks siis jalatsikatted, kuna meil olid nahast jalanõud, neid on päris keeruline puhastada ja desinfitseerida. Et jalatsikattetest rääkides, tegelikult neid on ka erinevaid, et osad on sellised lühemad, ainult käivad selle kinga peale nii-öelda kilesussid, aga nende, võib-olla kõik teavad, mis haiglates antakse, et need hästi õhukesed kilesussid kindlasti farmis ei ole soovitavad, sest need lähevad kohe katki. Et tuleb kasutada tugevamaid, et nendel siin on ka, näete, see tallaosa on natuke tugevamast materjalist. Ja siin on kõik need asjad on ühekordsed, et ainult selleks üheks käiguks kasutatavad. no kuidas tunne on? Turvaline, aga natuke palavam. no just, ja hakkabki palav. Ja kinnastest rääkides, siis kindad on alati viimane, mis kätte pannakse. Taudi olukorras kasutatakse mitmekordseid kindaid ja pannakse veel teipidega kinni, et sellises tavaolukorras piisab ühekordsetest kinnastest. Ja kindad lähevad siis viimasena. nii, ja nüüd vaadates siis seda kinda ja varruka vahelist ala, siis tuleb olla veendunud, et seal meil paljas nahk kuskil ei välgu. Hästi, tundub, et nagu võid minna. Kui ma nüüd neid ära võtma hakkan, et ma olen farmist välja tulnud, siis millises järjekorras ma seda teen? Et farmist välja tulles siis tegelikult täiesti vastupidises järjekorras. Siin on küll muidugi see, et kuna on jalatsikatted kõigel peal, siis jalatsikatted, siin tuleb vaadata, kuidas neid eemaldada. Muidu kõigepealt eemaldatakse kindad, ehk et järjekord on täpselt vastupidine. Et siis isikukaitsevahendeid peale pannes lähevad kindlad kõige viimasena ja ära võttes eemaldatakse need kõige esimesena. Et siin praegu, kuna need jalatsikatted kindlasti on saastunud, siis siin peaks eemaldumine siis olema tegelikult niimoodi, et me võtame kindad ära, siis võtame ära kombe koos jalatsikattetega. Äravõtmisel võtan lihtsalt ära või peaksin keerama tagurpidi? Ikka keerad tagurpidi ja need jäetakse siis siia musta poole peale. Ja ka see kombe tegelikult läheb tagurpidi. Ja tuleb ära koos nende jalatsikattetega. Näedaks pean ennem lahti tegema. Ja kus on meie must prügikott? Must pool.
no ei olegi nii lihtne. ei ole jah. Ja see läheb meil nüüd siia prügi poolele, jääb siia saastunud poolele ja mis nüüd järgneb? Kätepesu. Aitäh sulle!